Tere hommikust kõigile, oleme jälle rõõmsalt koos. Ja good morning, Alec. We are ready to Yes, hear what the Lord has given to you. yes, good morning, and let's just pray. Palvetame alguses. Father, we thank you, we worship you for today, Isa, me täname sind ja me ülistame sind täna hommikul. and we know that you are with us. Me teame, et sa oled meiega. You never leave us nor forsake us, Sa ei jäta meid kunagi, sa ei hülga meid kunagi. and we love to begin with you Ja meile meeldib alustada koos sinuga and to end with you. ja ka lõpetada koos sinuga. Thank you for today. Täname sind selle päeva eest. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Aamen. Good morning once again, and good Nii to et see you. hommikut uuesti ja tore teid näha. I just want to speak something that is fresh from my heart. Ma jagan teiega midagi, mis on täiesti värske mu südames. The encounter I had with God in my dream tonight Ma kohtusin temaga täna öösel unes and walked with him. ja ma kõndisin koos temaga. I sat with him and talked with him. Istusin koos temaga, me vestlesime. And so it is so good that when you are building relationship with God, Et see on nii hea, kui sellist suhet ehitada Jumalaga. you love his word. Siis sa hakkad armastama tema sõna You meditate and maintain your purity. ja sa mõtled selle sõna üle ja see säilitab su puhtust. It is like what David wrote in Psalm 119, verse 9. Nagu Taavet ütles psalmis 1:19 või 9. And I want us to look at the scripture quickly. 119, laul 119. And let's hear what he wrote through that. Can you give me the scripture exactly again? Yes, 119, verse Laul 9. 119:9. It says, how can a young man cleanse his way? Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? By taking heed according to your word. Kui ta seda peab sinu sõna järgi. With my whole heart I have sought you. Ma olen otsinud sind kogu oma südamest. Oh, let me not wander from your commandments or from your statutes. Ära lase mind kõrvale kalduda sinu korraldustest. There are two words here, cleanse his way. Inglise keeles on teeraja kohta, kuidas hoiab noor inimene oma teeraja puhta. Two words that God spoke to me in the dream. See, mida Jumal mulle unes ütles. There was pollution and contamination. Ta rääkis selle maailma saastumisest ja rüvetumisest. Pollution is air. See on nagu õhk on saastatud. Contamination can be liquid, can be Ja anything that see, can be contaminated. saastame, inglise keeles on kaks eri sõna, et vedelikud ja veel toiduained ja kõik võivad ka olla saastunud või millegiga kokku puutunud, mis on ebapuhas. So as a young man, Noore mehena we are challenged by many things that we find along our way. ja nii-öelda noore inimesena on neid võimalusi väga palju meie teel puutuda kokku sellega. Very vulnerable to things that we are trying to explore and trying to know or find out. Noored otsivad, tahavad teada ja nad on väga haavatavad kõiges selles Because saastumises. this age of young man is an exploration age, an age to find out certain things.
see, mida piibel ütleb, see noor inimene, see räägib kellestki, kes tahab otsida ja leida ja avastada. In the young man stage, there are a lot of things that needs to be brought into place. Ja Preparations for this, nii-öelda preparations for that. sellises noores eas on väga palju asju, mida on vaja eluks ette valmistada. I think you know what I'm trying to say. Ja sa mõistad, millest ma räägin. When a person reaches that age of a young man, quite a number of challenges, quite a number of things to think about, and quite a number of things to do. Sellises vanuses, mida siis liigitatakse noormehe ikka või noore ea alla, seal on väga palju asju, mida tuleb mõelda ja This is not literally young men. see ei räägi siin füüsilisest vanusest. He's speaking to us in the spirit. Ta räägib neile, kes on alles sellises, kes on nii-öelda noores eas oma usus. That's why he says, how can a young man cleanse his way? Ja kuidas selline noor inimene oma tee puhta hoiab? How can I live in such kind of commotion, such kind of environment, life of kuidas ma, exploration? kuidas ma teostan oma otsinguid sellises saastatud keskkonnas? It is only by taking heed according to his word. See on ainult siis, kui sa järgid ja jälgid tema sõna, kui sa teed seda tema sõna järgi. The standard of our life, Meie elustandard, the standard of everything is the word of God. kõige standard on Jumala sõna, Because he lived in the beginning. sest tema oli alguses. There was no beginning without the word. Ei ole olnud ühtegi ega mingit algust ilma sõnata. That's the reason why he becomes the standard of our lives. Sellepärast tema ongi meie elu standard. How can a young man keep his ways pure? Kuidas hoiab siis noor inimene oma teeraja selge? It is by taking heed according to his word. See on siis, kui ta peab oma silma ees Jumala sõna. And David says, with my whole heart I have sought you. Ja Taavet ütleb, ma nõuan sind kõigest oma südamest või ma olen otsinud sind kogu oma südamega. My whole heart I Kogu have süda. sought you. See on, ta ütleb terve südamega, kogu südamega. There are no divisions or captions of my heart which is not seeking you. Ja süda ei ole jagatud mitmeks eri osaks, et osa nagu otsib Jumalat, aga osa midagi muud. I've not divided my heart to this or that, but I've just, my whole heart is seeking you. Ja Taavet ütleb, et ma ei ole jaganud oma seda poolehoidu või huvi, et ma olen otsinud kogu südamega sind. So in other words, there's work to guard the heart. There's work to Nii guard et the siin on heart üks töö teha, valvata oma südant, et see oleks täielikult pühendatud Jumalale, by not wandering et ei kaldu kõrvale, from this or that, but keeping his word. et mitte ühegi asja poole, vaid hoiad tema sõnast kinni, Right in us. hoiad südame puhta And ja so õige. when I looked at this words like cleanse his way, Et kui ma vaatasin seda sõna, et kuidas inimene hoiab ja puhastab, I don't sellest know, teeb, silub oma tee. I don't know what you clean and what we clean. Mis on see, mis sa teelt ära puhastad? And we make sure that we don't live with dirt. Ja me kanname hoolt selle eest, et me ei ela räpast elu. The way we look at filthy things Et kõik need asjad, mis on sellised räpased või rüvetavad, is the way God looks at things that are filthy in us. Jumal näeb meie mustust
kõike, mis on räpane või rüvetav, ta näeb seda väga selgelt meie peal. When we step out to clean or cleanse the dirt that we have seen, kui me hakkame seda mustust ära puhastama, mille me oleme ära tundnud, it's the same way God steps out to clean what he doesn't want to see when we ask him to clean it. et see, mida me näeme ja me palume Jumalal see ära puhastada, siis Jumal tuleb ja aitab ära klaarida, ära puhastada selle, mis ei ole korras. What cleanses my way mis on see, mis puhastab minu teed? is taking heed to his word, see on siis, kui ma pööran tähelepanu, mida sõna ütleb, because his word is like water. sest tema sõna on nagu vesi. It cleanses all our our soul from contamination in our mind. see sõna puhastab meie hingest välja ja meie meelest välja kõik sellise saastumise. The more we are close to the cleansing, the water, which is his word, mida lähemal me oleme sellele veele, mis on tema sõna, every day we live, iga päev, we are cleansing our way. siis me kogu aeg hoiame oma teeraja puhta. And so this involves actively seeking God to understand and apply whatever he speaks to us. ja see nõuab seda, et me oleme kogu südamega aktiivselt teda otsimas. It means being mindful of thoughts and words and actions, et me pöörame tähelepanu tema mõtetele ja tegudele, tema meelele, ensuring that they align with his word and principles that are given according to his ja word. me kanname hoolt selle eest, et meie oma mõtted ja sõnad ja teod oleksid ühel joonel tema hoiakutega, tema Like the word mõtetega. of God says, as a man thinketh, so he is. nii nagu sõna ütleb, nii nagu mees oma südames mõtleb, see ta on. So we need to be mindful of our thoughts, nii et me peame valvama oma mõtteid. suicidal thoughts, näiteks kui on enesetapumõtted, depressed, depressiooni mõtted, all those actions, kõik sellised teod, ensuring that they align according to the principles of his word. ja me peame hoolitsema selle eest, et meie mõtted oleksid Jumala sõna põhimõtetega ühel joonel. His word only cleanses our way. ainult tema sõna on see, mis puhastab meie tee. One thing that I really understood very much in the walk with God üks asi, mida ma olen mõistnud Jumalaga käies, is seeking a relationship with him. on, et seda suhet temaga tuleb taotleda, tuleb otsida. When you seek to relate to God, kui sa otsid temaga suhtlust, wow, he really offloads everything and speaks to you. ta tõesti hakkab rääkima ja väga palju sinuga jagama. Psalm 119 verse 2, I think we go a little bit back in verse 2. 19 on 119. 119. Verse 2. 119.2, seesama laul. Blessed are those who keep his testimonies, õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi who seek him with all heart, ja nõuavad teda kõigest südamest, who seek him with all the heart. kes nõuavad teda kõigest südamest. So I don't know the word blessed, how it feels and how it means. mis tunne on olla õnnistatud, mis tunne on olla see, kes on õnnistatud? A blessing is the absence of a curse. õnnistus tähendab igasuguse needuse puudumist. Yeah. When I'm blessed, kui mina olen õnnistatud, then there is the curse is absent. siis
on needus eemaldab, siis seda ei ole, see on puudu. When somebody says you have a blessed family, kui keegi ütleb, et su pere on nii õnnistatud, then they see there is no curse. siis nad näevad, et vau, teie elus ei ole mingit needust. Yeah, because everything looks pure, everything kõik on looks puhas, harmonized. kõik on harmooniline. Yeah, there are people that have got blessed families and harmonized families, on perekondi, kes on harmoonias, kes on õnnistatud and the spirit bears witness with our spirits. ja vaim tunnistab koos meie vaimuga. Yeah, blessed are those who keep his testimonies, õnnistatud on need, kes peavad tema tunnistusi who seek him with all hearts. ja nõuavad teda kõigest südamest. This is an emphasis. ja rõhk on sellel. You know, one thing that we should emphasize üks asi, mida me peame rõhutama, is seeking God. on see, et igaüks otsib Jumalat ise with all our hearts. ja kogu südamega. This should be emphasized because this is what has been missing in the religious circles. see on see, mida tuleb rõhutada, sest religioossetes ringkondades seda suhet, kahepoolset suhet ei tõsteta esile, sellest ei räägita. We are taught to seek for things. õpetatakse taotlema igast asju. We are taught to seek for healings, miracles. küll otsida imesid, küll otsida tervenemist. We are really polluted and contaminated to seek certain things. ja see on üks saastumise vorme, kui õpetatakse ja juhitakse inimesed pöörduma Jumala poole kogu aeg mingi asja saamiseks. But I discovered what should be emphasized. aga mina avastasin, mis on tegelikult tähtis. The emphasis is let's seek God. see rõhuasetus on sellele, et otsime Jumalat ennast with all our hearts. ja kogu oma südamega. Seeking God really involves developing a personal relationship with God. et see Jumala otsimine tähendab seda, et sa tahad temaga suhet, isiklikku suhet. How do I develop that? ja kuidas ma siis arendan välja selle suhte? Through prayer. see käib palve kaudu. You are just waiting upon God in the longer hours. sa oled tema ees, ootad teda tunde. You separate your time to wait upon God. ja sa eraldad selle aja, et lihtsalt olla ja oodata tema ees. Praying long hours. palvetad tunde. Because you develop love with the person that you love. You develop the relationship with the person that love if you stay longer with them. sest et sa ju arendad välja suhte kellegagi, keda sa armastad läbi selle, et sa veedad temaga tunde koos. To those that you love, you stay longer, talking to them, chatting, listening their voice, and just enjoying the presence. sa räägid nendega, sa kuulad nende häält, sa lihtsalt naudid nende ligiolu, keda sa armastad. Is it not so? kas ei ole nii? see on ju aja võtmine. Yeah, that is it. So that is how we develop a relationship with God. It is to stay longer with him in prayer. suhe areneb välja siis, kui sa oled tema ees tunde palves. In worship and in fellowship. sa oled osaduses temaga ülistades. And just worshiping him and telling him who he is to us. ja räägid talle, mida ta sulle tähendab, kes ta sinu jaoks on. What he means to our lives. mida ta sinu jaoks tähendab. What it means to our families, our nations, our cities. mida ta tähendab sinu perekonna jaoks, mida ta tähendab su rahva jaoks. We worship him in those lines.
ja me ülistame teda, me kummardame teda kõigis and we nendes asjades and we make sure we have a cordial fellowship, unbroken fellowship with him. ja me kanname hoolt selle eest, et meil on südamlik suhe temaga. And this really requires intentionally drawing close to God. Ja see nõuab tahteotsust ja tahteakti, et sa teadlikult sead selle esikohale ja eraldad selle aja ja oled koos temaga. It Otsid is teda. not forcefully, but intentionally. See ei ole mingi kohustus ja käsk, vaid see on su südame otsus ja tahe seada tema usaldus esikohale. Drawing closer and closer to God. Sa tuled talle aina lähemale. Allowing him to guide our lives. Ja lubad temal hakata sinu elu juhatama. Meditating upon scripture and Sa mõtled getting sõna üle revelation from him. ja sa hakkad ammutama ilmutust tema sõnast. When you read verse 11 of the same Psalm 119, Kui sa loed 119 ja salm 11, he says, your word I have hidden in my heart. ja ta ütleb, ma panen su sõna tallele oma südamesse, ma olen peitnud su sõna oma südamesse, That I might not sin against you. et ma ei teeks pattu sinu vastu. The word that I got was hidden. See sõna, mis mulle silma hakkas, on see, et ma olen peitnud, ma olen pannud varjule oma südamesse sinu sõna. Why hiding his word in our hearts? Miks peaks peitma tema sõna oma südamesse? When you are hiding something Kui sa peidad midagi, that you don't want anything to snatch it away, siis on see sellepärast, et sa ei taha, et keegi selle ära napsab su käest. we hide from the eyes of a thief. Me paneme asjad ära, peidame ära varaste silme eest, Because there is one thief who comes to steal, kill, and destroy. sest on üks varast, kes alati on väljas selle peale, et varastada ja hävitada ja tappa. So the word that is hidden in the heart Nii et sa paned sõna oma südamesse varjule, is hidden from the thief's eye. et varas ei näeks, mida sa kannad ja sa ei saaks seda ära So that, võtta. so that I don't leave any loophole for him to see or snatch what I've hidden in my Et ma heart. ei jäta kuidagi midagi lohakele, et ta saaks tulla ja selle ära napsuta. Yeah, I've seen those companies that hide their treasures. They have locks and they have Firmad, kes panevad oma vara suurte lukkude taha ja oskavad kaitsta seda varguste eest. and they are hiding those things from the eyes of the thief. Ja nad panevad selle kõik varaste silme eest nii-öelda peidavad ära. Because when the thief sees the treasure, he wants to steal. Sest kui varas näeb ühte aaret, siis ta hakkab plaanima, kuidas seda ära varastada. Thieves don't just steal anyhow. Vargad ei tule igale poole. They look for something that is variable, treasured, Nad and they otsivad, snatch mis it. on väärtuslik, et siis selle järgi tulla. And this is the reason why he says, your word have hidden up in my heart. Ja sellepärast Taavet ütleb, et ma olen peitnud ära sinu sõna oma südamesse, That I might not sin against you. et ma ei eksiks sinu vastu, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Because it is from the treasure of the word that is hidden in my heart. Sest see sõna aare on peidetud minu sisse My life aligns. ja minu elu on selle järgi joondatud. Because minus the word that is hidden in my heart, Pane tähele seda sõna, et see on my peidetud su life, südamesse. my life is a mess. Et kui mul ei ole seda sõna mu südames, siis on mu elu üks suur segadus. So what I've hidden in my heart is
protecting me to sin against you. Taavet ütleb, et see, mis ma olen kõik oma südamesse tallele pannud, see kaitseb mind selle vastu, et ma ei eksiks kuidagi sinu vastu. It means that is my talk, that is my thought, that is my action. See valvab mu sõnu, see valvab mu mõtete üle ja see valvab mu tegusid. And the word of God acts and to the leading of the Holy Spirit. Ja see sõna, Jumala vaim juhib selle sõna kaudu. When I have the word of God, I'm open to the Holy Spirit's Kui guidance. minu sees on Jumala sõna, siis ma olen avatud püha võimu juhtimisele. Last but not least scripture, Ja viimane kirjakoht, Psalm 51 verse 10. laul 51:10. Psalm 51 verse 10. 51 ja The word, 10. the word says, Ja sõna ütleb, create in me a clean heart, O God. ma ei tea, kus see on. Ta ütleb, inglise keeles on loo mulle, see on 12 salm, loo mulle Jumal puhas süda And renew a steadfast spirit within me. ja uuenda mu sees kindlameelne vaim. Create in me a pure heart, O God, Loo mulle Jumal puhas süda and renew a steadfast spirit within me. ja uuenda minu sees kindlameelne, kindel vaim. Yeah, one thing that I learned from this is that if I want to stay pure, Üks asi, mis ma õppisin, et kui ma tahan it is not through it jääda is not puhtale through teele, it is not through self efforts, see ei ole selle kaudu, mida me ise saame üksinda kuidagi tagada, but through God's grace and power. vaid see on ainult koostöös Jumala armu ja tema väega. So the grace of God should just abound. Nii et Jumala arm peab olema rohkelt meie üle. It is important to stay asking God to cleanse us from sin, to empower us to live a life of purity. See on tähtis palvetada samamoodi, et Jumal aitaks puhastada, teha puhtaks, ruukida puhtaks ja säilitada sellist puhast südant. Sa palud Jumala abi selles asjas. Yeah, and this just came from an encounter that I had with God. See oli see tänaöine kohtumine unes, kus ma temaga kohtusin. And walked with him and sat with him in a dream. Ja me istusime ja ta rääkis minuga. And he had to teach me from Psalm 119. Ja ta õpetas mulle seda laulu 119. And so this is the piece of cake that I had today. See on see tänane torditükk. And I hope we have enjoyed it. Ja ma usun, et see on sind teeninud. And I believe, God, that this is the way to go. Ja ma usun, et see on midagi, mida Jumala vaim räägib ja see on tee, mida me peaksime käima. Thank you, Jesus. Tänu sulle, Jeesus. Lord, we thank you for speaking to us. Isand, me täname, et sa räägid meiega. Reminding us that the treasure that we keep in our hearts is your word. Ja et sa tuletad meile meelde, et see aare on sinu sõna meie südames. And when we keep this treasure of your word, ja kui me kaitseme seda aaret, sinu sõna, the devil's eye is always looking how he can snatch it away from us. Vaenlane kogu aeg vaatab, kuidas seda sõna seemet ära varastada. But we stay guarding it. Aga me valvame seda. And Lord, we are seeking you. Ja me otsime sind. But we always understand. Ja me mõistame. And get what you want us to be. Ja me saame aru, mida sa tahad, mida sa meilt ootad ja kus sa tahad, et Thank you, oleksime. Lord Jesus, for today. Me täname sind, Isand Jeesus.
And we pray that we will live and walk ja me palume, et me elaksime ja võiksime käia according to your leading Holy Spirit. Püha Vaimu juhtimises. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Bless you. Thank you. Thank you, Enjoy it. Alec. Thank you and bless you. Amen. Amen. Halleluuja. Tekkis teil uusi värskeid mõtteid, inspiratsiooni? Jumala vaim räägib juhatuseks, inspiratsiooniks, hoiatuseks. See, mis Aalik rääkis, ta rääkis mulle ennem selle koosoleku algust, rääkis selle unenäo ära. Ja see oli tõesti selline haruldane selline Jumalaga kohtumise unenägu, kus ta ei teadnud, millist teed valida. Ja ta püüdis meenutada, milline tee on õige tee, mis viib sinna, kuhu ta tahab jõuda. Ja talle tundus, et üks tee oli tuttav, mida ta oli nagu käinud ja ta lootis, et see on õige tee. Ja ta hakkas seda mööda kõndima. Ja sellel teel ta siis kohtus kellegagi, kes siis oli Jumal ise, kes naeratas talle ja pani ta istuma ühte kohta, kus olid nagu puupakud, mille peal istuda, aga see oli tal väga selge sümbol, sest ta just käis vaatamas meie noori teises linnas, neid haavatavaid, neid orunoori ja neid vähekindlustatud noori, kus meil on noortekeskus teises linnas. Ja need noored on saaginud sellised puupakud, mis on nagu ringis ja siis kõik istuvad ja siis me saame käia neid õpetamas. Ja Jumal pani tema istuma ühe selle paku peale. Nagu tema oleks noor inimene. Ja see on ju see vaimulik iga, et sa ei ole enam tita, sa ei ole laps enam, sa ei ole teismeline, vaid sa oled juba sellises noormehe eas. Ja need on need vaimulikud kasvuastmed ja küpsusastmed, mis tulevad kreekakeelsest piiblist välja, kui piibel räägib poegadest ja lastest. Need on kokku 6 erinevat vanuseastet, mida need sõnad seal peegeldavad ja Jumal pani tema istuma selle paku peale, nii nagu tema pani need noored poisid istuma, kui ta neid õpetas. Ja siis Jumal hakkas talle näitama asju ja näitas talle sellist religioosset inimest. See on üsna tüüpiline, et aafriklased on väga kõvad palvetajad ja väga tihti, religioossed inimesed on ka väga kõvad palvetajad. Ainult, et nende see palve toimib, ma ei oskagi öelda, mingi teise mootori peal, vaid see ei otsi intiimset osadust isaga. Ja see ei ole võimeline olema sellises õndsas Jumala ligiolus vait. Nad ei suuda olla vait, vaid nende jaoks palve on käsk, kohustus, selline religioosne tegu ja surnud tegu, mida ka Hebra kiri ütleb, surnud tegu, mille läbi tahetakse justkui saavutada midagi, mingi teo kaudu, aga seal taga ei ole südant ja osadust ja seda südame alandlikkust. Ja talle näidati siis ühte inimest, ta kirjeldas, see oli päris jube, kelle nägu oli, ma ei tea, raske seda öelda kohe välja. See nägu oli kaetud kõige sellega, mis suust ja ninast välja tuleb, see oli mööda nägu laiali hõõrutud. Ja see oli kõik räpane ja must ja siukene ja see inimene lõi käsi kokku ja kogu aeg ütles, et nagu palvetama, pray. Ja samal ajal tal lendas suust kõike seda välja ja ninast ja mööda nägu laiali. Ja Jumal näitas seda religioosset palvetamist.
samal ajal kui inimene on saastunud kõigest, mis on selles maailmas, noh, silmaimu, liaimu, elukõrgus, kõik see meie kurjad hoiakud, kõik see, mis võib inimesest välja tulla. Jumal ütleb ju, et südamest tulevad asjad välja, seest tulevad asjad välja ja kõik see, mis selle inimese seest välja tuli, oli mööda nägu laiali ja Jumal nägi seda. Kas te kujutate ette, kui võigastav see pilt on? Meie arvame, et me oleme teinekord nii ilusad ja puhtad, aga Jumal näeb, mis meie suust välja tuleb, meie hoiakutest, mida me nii-öelda välja hingame. Me oleme õpetanud ju sellest, et see hingus ja hingeõhk on seesama sõna, mis on vaim, on ruah. Aga mõtle, kui see, mis sinust välja tuleb, ei ole puhas vaim, ei ole püha vaim, vaid on kõik see, mida talle unes näidati, mis selle mehe nägu mööda oli laiali õrutud. Kui on hoopis üks teine asi, sealt tuleb välja. Ja need on need väljaütlemised, salvamised, ülbus, religioosne kõrkus, hoolimatus, võib-olla ka oma pere suhtes, sest religioon on väga tihti omaenda abikaasa ja laste suhtes väga hoolimatu. Ta paneb religioosse kohustuse esikohale ja haavab sügavalt oma pereliikmeid, kes tunnevad kogu aeg, et nad on pandud teisele kohale. Nad ei ole väärtuslikud, sest kas isale või emale on see religioosne sooritus ja teenistus ja see tegu ja see käsk, kõik see, mis välja paistab, on olulisem kui need inimesed, kes temast sõltuvad, kes on talle kõige lähemal ja peaksid olema talle kõige kallimad. Ja kõik, mõelge vaid, et kõik see, mis käib sellise religioosse vagaduse ja käsu täitmise alla, kõik see võib näha Jumala silmis välja sellisena, nagu selle mehe nägu oli. Samal ajal, kui ta plaksutas käsi ja rääkis palvest. Aga see palve oli just nimelt selline kuulipildaja palve, kus lihtsalt teatakse, mida öelda, aga nägu oli räpane. Ja see on see vahe, mis Jumal näitas, mis tegelikult oluline on ja kuidas sa leiad oma puhta tee. On see, et sa paned tema sõna oma südamesse, oma igapäevaelus, oma mõtetes, oma tegudes, oma hoiakutes. Kui sõna on su südames varjul, siis sa võid palvetada ka vaikselt ja siis ei ole vaja seal seista tänavanurgal, et kõik kuuleksid ja näeksid, nii nagu variser tegi. Siis ei ole vaja olla kõigist teistest kõige kõvem töötegija koguduses ja igal pool nähtav ja kuuldav ja targutav ja kõik selline, vaid kui sul on sõna peidetud su südamesse, kui sa võib-olla, nagu selles unenäostele näidati, see inimene, kes kõiki kamandas palvetama, samal ajal kui tema suust ja ninast lendas asju mööda enda nägu laiali. See on siis, kui sõna ei ole südames, vaid on ainult suus. Kui on ainult käsk ja kui on piits ja kui on teistele lajatamine ja teiste mõõtmine, kuigi kui sõna on ainult üks mõõdulatt, millega teisi mõõdetakse, aga see ei ole varjul ja peidetud südamesse. Et see tasane südame inimene, see peidab sõna eelkõige iseenda jaoks oma südamesse. Mitte see, mida teiste peale välja hüüda, vaid mille sa paned omaenda südamesse. See on üks võib-olla valjuhäälne ja aktiivne selline kirikutööline, koguduse töötegija ja tal ei ole südamesse peidetud mitte midagi, sest see, mida ta loeb, ei käi justkui tema kohta, vaid ainult teiste kohta. Ja teine vaatab teda pealt vaikselt ja ei ütle sõnagi. Ja tema pale hiilgab, sest tema hoiab seda mõõdunööri omaenda südames.
ja tal on see vaikne osadus Jumalaga, kus ta kuuleb Jumala häält, ta silmad on selged, ta näeb oma teerada selgelt. ta on juhitud pühast vaimust, tema elu saadab kogu aeg ilmutus. inimesi tõmbab selle inimese poole, olete minuga nõus? mitte selle poole, kes on koguduses tuntud ja sõnakas ja valjuhäälne ja aktiivne ja tegus aga ütleme, see vaim, mis temast välja tuleb, ei ole atraktiivne. ja teine ei ole kogu aeg laval võib-olla nähtav või ei ole nagu selline kindral seal vehkimas ees, vaid on koguduse eestpalvetajate seas võib-olla vaikselt. ja millegipärast inimesi tõmbab tema ümber. Vot üks on see, kes on peitnud sõna omaenda südamesse ja laseb sõnal lõigata tema enda südant ringi ja puhastada tema enda hoiakuid, tema enda mõtteid, tema enda väljaütlemisi, kes otsib siiralt ja alandlikult, et Jumal puhasta kõigepealt mind, ennem kui ma teisi puhastama lähen. Inimesed tõmbavad selle valguse poole, selle tasanduse ja selle ilusa see vaikse vaimu kadumatu ilu, mida sõna ütleb. Selles on tohutu saladus. Selles on tohutu saladus, kui me peidame sõna oma südamesse kõigepealt iseenda jaoks. Mitte ei soovita teistel lugeda seda või seda või seda, et nemad oma eluteed korrigeeriksid vastavalt meie äranägemisele. Nii et sellised mõtted olid, mida Jumala vaim talle nagu kinnitas ja näitas, et kui sa oled selles vanuses ja see ei ole füüsiline iga, füüsilise ea poolest sa võid olla 50-ndates, 60-ndates, 70-ndates, isegi 80-ndates, minu pärast 90-ndates. kui sa ikka veel otsid seda teed ja otsid Jumalat, kuidas oma elu elada, siis sa oled piibli järgi see noor inimene. Sest noor inimene ikka otsib ja ikka tahab teada, kuidas. Ja kuidas hoiab noor inimene, vaimult noor. See vaim inimene meis on ju igaveselt noor, on ju? Kui me anname endale aru, siis see uuesti sündinud, uus elu meis, kõik on saanud uueks. See vaim, see uus inimene ei raugastu, ei vanane, ei väsi ära, vaid kui ta on ühendatud igavese elu allikaga, kes on isa ise, tema hääl. Kui me oleme igavese eluga ühendatud, me ei saa vananeda nii nagu Aadam ei vananenud, Eeva ei vananenud Eedeni aias. Nad ei vananenud, sest nad olid igaviku häälega, ruach hayom, selle igavese päeva vaimuga ühendatud. Ja kui meie hoiame oma vaimu selle igaviku häälega, igaviku vaimuga ühendatud, me ei vanane, me oleme kogu aeg noored inimesed. Ja kuidas hoiab noor inimene oma teeraja puhta? Siis kui ta kogu aeg laseb sõnal valvata iseennast. Olete minuga nõus, et on 2 viisi, kuidas sõna lugeda. Sa kas loed seda sõna iseenda jaoks ja lased sõnal nagu taskulambiga oma enda soppe läbi valgustada. Või sa loed sõna ja näed ainult teisi inimesi. Vot ma loodan, et see inimene ka täna seda peatükki loeb. Äkki ta saab aru, mis tal viga on. Ja vaata, see käib nende kohta. Ja vaata, see ähvardus ja hoiatus käib nende kohta. Ja vaata, mis ma sain nende kohta. Vaata, ma loen sulle, mis Jumal andis mulle nende kohta ja nende kohta ja nende kohta ja nende kohta. On nii? Kas me loeme sõna, et mõõta teisi? Või me loeme sõna, et kõige esimeses järjekorras oma enda nägu puhtaks pesta. Et ennem kui me läheme kellegi teise nägu rookima, vaatame ise peeglisse. Ja vaatame, mis sõnad on hiljuti meie suust välja tulnud.
mis hoiakud, mis väljaütlemised. Et võib-olla, ma tean, lasteaias juhtub seda. vahel, kui sa vaatad neid rõblikuid seal õues sellisel räpasel ajal, purisel ajal, mine vaata lasteaias nende nägusid, mis neil muidu nägu laiali on. Nad on õndsas teadmatuses. Kas võib olla ka, et usurahvas on vahel selline? Nad on sellest maailmast nii, selle maailma hoiakutest, mõtetest, uudistest, kõigest sellest nii ära treitud ja timmitud, et nad näevad välja nii nagu need 2-aastased seal liivakasti ümber vihmasel sügispäeval, kus kõike tõmmatakse kindaga mööda nägu laiali. Aga et Jumala vaim ütleb, et kõigepealt vaata sõnasse nagu peeglisse ja vaata, mis sul endal on vaja. Kuidas omaenda süda puhas hoida, kuidas omaenda teerada puhas hoida, enne kui sa lähed teise teerada õgvendama. Nii et ma natuke täiendasin praegu tema seda lugu, sest et ta ei tahtnud üle poole tunni minna. Et ta seda teist poolt ei rääkinud, aga see jäi siis õnneks mulle. Et ma sain täiendada tema seda tänaöist kohtumist Jumalaga. Et on suur vahe, kas sa loed sõna enda või teiste jaoks. Isegi kui see on religioossesse pakendisse pandud ja keegi on nii-öelda juht, eestpalvetaja koguduse ees, võib-olla palvejuht, võib-olla palvegrupi juht, võib-olla mingi suure tööharu juht. Ja nii nagu tal unes näidati, valjuhäälne, väga selline käskiv ja autoriteetne, aga ta ei rakenda sõna iseenda näo puhta hoidmiseks. Aga meie otsime täna teda, eks. Meie otsime täna ja paneme selle palvesse. Kas keegi tahab vabatahtlikult palvetada selle kõik täna palvesse, et me väljendame omaenda südant Isale selle kõige kohta, mida me kuulnud oleme. On keegi nõus koos meiega pöörduma Jumala poole? Keegi väga aktiivselt ei lehvita. Kas te olete nii kohkunud tänasest teemast? Väga visuaalne, eks ole. Hea küll, Isa, aitäh. Nii nagu sa ütled siin samas laulus 57, kuule, mu rahvas, ja ma räägin. Kuule, Iisrael, ma tunnistan su vastu. Jumal, sinu Jumal olen mina. Ei ma siin noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mu ees alati. Ei ma võta su kojast härjavärssega sikke su taradest, sest kõik metsloomad on minu omad ja kariloomad tuhandeil mägedel. Ma tunnen kõiki mägede linde ja loomad väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks seda sulle, sest maailma selle täius on minu päralt. Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu kõige kõrgemale oma tõotused. Hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Aga õelale, ütleb Jumal, mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu lepingu? Sa ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad oma selja taha. Kui sa näed varast, siis sa oled meeleldi koos temaga ja sul on osa abielurikkujatega. Oma suu sa läkitad kurja rääkima ja su keel sepitseb pettust. Sa istud ja kõneled oma venna vastu ja laimad oma emapoega. Seda sa tegid, aga mina olin vait. Kas sa arvad, et mina olen niisugune kui sina? Ma tahan sind noomida ja seda seada su silma ette. Pange siis seda tähele, teie, kes unustate Jumala, et ma ei murraks, ilma et keegi päästaks. Kes toob ohvriks tänu? See annab mulle au
ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet. Vaadake, mu silmad langesid nende ridade peale, see käib täpselt selle tänase teksti kohta. Jumal ütleb, et kõik su ohvrid ja kõik see, mis kasu sellest kõigest on, kui sa seda kõike räägid, aga sa ei rakenda seda omaenda kohta. Ja kõik see, mis ta siin loob ülesse, keegi, kes himustab, keegi, kes vaatab vales suunas, lubab endale mõtteid, mis ei ole õiged, tahtmisi, rääkides vaenulikke asju oma vendade vastu, keelega keerutades, mahineerides, sepitsedes pettust. Jumal ütleb, ma nägin seda ja ma olin vait. See on nüüd ränk sõna. Isa, sa ütled, kuula Iisrael ja ma räägin. Ma tunnistan sinu vastu. Isand, see on raske sõna ja ma ei tahaks mõelda, et sa tunnistaksid meie vastu. Aga võib-olla meil tuleb lasta ka sinul iseennast läbi valgustada, mitte et me alati mõtleme, et kõik käib alati kellegi teise kohta. Isa, me kummardame täna sinu ette alandliku südamega ja ütleme, isa, vaata, katsu meid läbi, kas me oleme valuteel. Nii nagu Taavet ütleb, katsu mind läbi ja vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Igavene tee on ainult see, mis on juhitud igaviku vaimust. Ruach hayom, valguse vaim, päeva vaim. Ainult kui sinu vaimu tasased kõnetused pesevad lakkamatult meie oma südant, meie oma südame hoiakuid. Ainult siis me püsime igavesel teel. Kui kerge on kalduda kõrvale igaveselt teelt, igaviku vaimu kõnetustest, kui kerge on kalduda maailma teedele. Me võime kalduda maailma teedele päev otsa, igas tunnis. Me võime kalduda igaviku teelt kõrvale. Vaadates, mida ei sobi vaadata, kuulates, mida ei sobi kuulata, mõeldes, mida ei sobi mõelda, nõustudes asjadega, millega me ei tohiks oma südames kunagi nõustuda. Isa, palju on tõesti vaenlane välja mõelnud riukaid, kuidas panna meid igaviku teelt libastuma. Isa, me tuleme taas ja kummardame sinu palge ette. Me ütleme, isa, räägi meile igale ühele meie südamesse, me otsime sinu osadust. Me ei tule sinu ette maratonpalvetega, lugedes sulle ülesse, mida sina kõike pead tegema, mida sa kõike pead andma. Me ei tule sinu ette sellise töö nimekirjaga sulle, vaid me tuleme sinu ette, otsides alandliku tasase vaimuga sind ennast ja öeldes, isa, valgusta mind läbi, vaata, kas ma olen valuteel, juhata mind oma igaviku rajale. Ma palun seda täna hommikul Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.